millega mees tegeleb. Jaa. Ta ei suuda seda sõna välja öelda. Jaa. 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 Ei. Jaa. Jaa, see. Ei. Jaa. Ei, kohe tuleb. Jah, ei. Jah, ei. Jah, ei. Jah. Ciao. Mis loom see on? Tundub õudne igatahes. Isane nirk. Nirk siuke. Ossa, vaata neid hambaid. Ei tea, kus ta nüüd hammastada käinud. Ma mõtlen, et Colgate'i reklaam on hull skämm, vaata. Et isegi need oranžid porgandid teeb valgeks. See on see koiss, kuhu me tulnud oleme. Ma olen siin praegu vist. Yeah. Põnev. Millega sa tegeled seal? On täiega soe vesi? Ujumas käisid, jah? Ujumas käisid, jah? Mõtlesin, jah. See on juunikuuga. Pole veel Kanadas jalga veel vette pannud. silm puhkab, kõrv puhkab ja lihtsalt nii sennan alla ja toit ei ole kunagi paremini maitsenud. Mitu kilomeetrit siia oli? 17-19. Ja. No, 17 kilomeetrit oli Koskedeni selliste ratastega, kus ennal, mis sul viga sellel on? Yeah.
läbi, käib Foster Roomi. Mingi sportsi ala. Jah. Viimased 4 kilti siia otsa jalutas. Oli jah? Ei olnud üldse rattaga. Aa. Tuule vastu ka veel. Oli jah? Nüüd on veel paremaks läinud, natuke võib-olla lükkab tagantki, aga Jah. varem ei olnud midagi, noh. Liian alla. Muidugi mitte. See hind seda koske näha oli palju suur ja kindlasti oli see seda väärt ka. Kuigi siukse rattaga sõites oli siuke tunne, et see tagumine ratas on täpselt risti vastu, et see väga ei sõidagi, nii et mul on vedanud. Ma lendlen. Võtan kodus mütsi maha su ees, kui sa siukse rattaga suudad lõpuni teha. Ja mitte ainult mütsi. Davai, lähme siin. Noh, rippjalgratas. Issand. Päris hea sõita nii veel. Sükest ei anna isegi vedada niisamana. Väga hullne. Ainult 17 kilomeetrit veel. Küsin. Äkki tuleb vastu? No, kas need on siis meie need Backeri aja alguse seiklused? Äkki oled pipi, võtad selle ratta omale õlgade peale ja siis lähme koju? Äkki tuleb ka veel õlgade peale? Ma arvan küll, jah. Kõht valutab, ma ei jaksa enam. No, õige aeg. Õige aeg, jah? Vamos, on ju. Milline härrasmees. Ainus võimalus koju triptimi teheks. Tubli musi mul ja rambu. Ja, kui naine armastab meest, kõik töötab ära ta eest, noh. Sõnad sa ütlesid, naine. Tead küll. Ja meenutada kunagi, noh. Koos oleme tugevamad. Üksi liigume kaugele, aga kahekesi veel kaugemale. Mingid imalad laused, mis peavad jumala paika nüüd. Vähemalt allamäge saame kulgeda. Vaata seda, mehed ei kasva kunagi suureks. Tulime Montreali autot vaatama. Välja valiti number 1. Välja valitu number 2. Ja välja valitu number 3. Ja reisile sinuga saate võitis Dodge Grand Caravan. Siin meie tibuke ongi. Vaatan, millega poisid tegelesid. Voodi peaks sisse olema ehitatud nüüd. Wow, numbrimerk olemas juba. No nii, siin hakkame siis elama. Siia mahutame oma kohvrid asjad ära. Oh jah, ei nii, siia tuleb madratsi ja kui ümber saame ikka keerata. Meil on head uudised. Me soetasime omale uue eluaseme ja seda 4 rattal.
näita neile. Dodge Grand Caravan 3.6 turbo hüper superauto. Ja nüüd lähme tripime. Esimene peatus IKEA. Meil on vaja kodusisustust. Ehk siis madratsid, tekki, patju ja ega väga palju rohkem polegi. Sellepärast, et õnneks meil anti väga palju kaasa, millega seivime siis päris palju raha. Ja nii ongi. No. Mis teeme plussi? Kolime sisse või? Kolime sisse uute majja mõsi. Jaa. Kuidas sa meie elamuga rahul oled? Hello! Hola! Siuke luksus. Muidugi. Teate küll, mis asi on? Jätame kohe kile alla. Jaa, Lahti ei võtagi. Võtan kohe. Enam-vähem paika. Mull jääb. Ei noh, siia poole ja Jaa. siis see ots ei jää isegi üles. Nii et pole hullu, et see natuke laiem on ka ette nähtud. Kanadas kahjuks siukest meeter 20 madratsit ei müüda, nii et... Mis sa räägid? Kanadas kahjuks meeter 20 laia seda madratsit ei müüda, nii et... Kas tuleb liiga kitsas või liiga lai, nii et... 2 sotti madrats ja... 2 sotti madrats, 25 euri 2 riigile. Hinnad ei ole nii head, kui tunduvad, noh. 27 euri taksi juurde maksta on ikka päris krõbe. Ja siin on söögi tegemise tutorial, kuidas Walmarti parklas põlve peal salat valmis teha. Kauss. Muidugi loodetavasti kõik on juba pestud. Kui ei ole, ära ei sure. Kanadas on niimoodi, et Walmarti kes viilub. Mul on avajad ka vaja ju. Õnneks meil on vist või? Õnneks anti kaasa, jaa. Eestis, Soomes on jumala head, need konservid saab lihtsalt lahti tõmmata, aga siin peab vaeva ka nägema. Seda värki. Aga salat valmib siin vaikselt. Tuunikalamahklasid pükste peal küll ei tahaks, aga kes ei riski, see lõunat ei söö. Kõige esinduslikum pole, aga kõhud saame täis. Ja siis mul on selline 0 suhkruga kaste. Ja selline kerge lõunakahele on valmis. Kõrvale saame revida natuke musta leiba, mis meile kaasa küpsetati ja süüa maasikaid, nii et lõunaprobleem lahendatud. Ja hoiame nõusid kokku. Sharing is caring. Söök on valmis. Ja voodi samuti. Meie elukoht siis. Auto oli nii kallis, et nüüd ööbime terve suve autos lihtsalt.
kõik on väga matši. Madrats on mõnus, jumala hea, et laiem ostsime. Mahub ilusti ära. No kas ootad nüüd esimest tööd või? Jaa, tuleb pull. Nüüd on lõpuks aeg edasi liikuda. Akendele on kindlasti mingit katet vaja. Aga kell on päris palju. Kell on mingi 6:30 ja me hakkame lõunat sööma. Ja me ei ole isegi kaugele jõudnud nagu. Normaalne. Ja kusjuures, kui Quebecis registreerid autot, siis ettepoole üldse numbrimärki ei pandagi. Meie kaunitar ja meie ennekuus autojuht. No nii, pikk sõit on selja taga. Mis pikk sõit? Mitu kilti me täna sõitnud oleme? 300 ikka. 300, no ei ole pikk sõit. Ühesõnaga, 300 kilomeetrine sõit on selja taga. Parkisime oma kodu ära siia randa, kus me hommikul ärkame päikeseloojangu peale ülesse. Käime ujumas, chillime, mõnuleme ja mis oleks parem viis nagu sellist roadtrippi alustada. Liivarand, õhtuni jalutuskäik ja milline vaade lihtsalt. I like it and I like it a lot. Kuidas vesi on? Oleks mõnus siuke. Värskendus, aga praegu vist ilmselt ei lähe. Aga võrratult kaunis, vaata neid värve. Mis kellest me hommikul peame üles ärkama? 7 või? Oota. 7 tunni ja 35 minuti pärast. Ehk siis, mis see kell on? Sääsed. 5:19 peame ärkama. Tavai! Nii romantiline õhtuni jalutuskäik. Vaadake seda sääskede parve lihtsalt selle pea ümber nagu mingi hingli heilo. Teid pilti! Oota, ma kohe teen. Esimene öö autos üle elatud. Mis ei ole midagi üle elada. Väga mõnus oli. Uni oli magus. Ärkasime üles, puude vilus, päike ei paista veel peale, kell on 9 ja me lähme ujuma. Eile võtsin oma viimase duši enne reisile minekut, sellepärast et autos elades duš on nagu, ma ei võta seda kunagi enam iseenesestmõistetavalt nagu. Nii et otsime alternatiive. Eile jõudsime siia järve äärde, nii et kasutame võimalust ära ja loputame ennast üle. Võrdsus. Vlogger musi, nublagad, esimene hommik, ärgad soodist, kui hea, kõik on super, lähme ujuma, pesema. Liigume. Kindlasti Kanadas reisides ja autos elades soovitan sellist äppi nagu Overlander. Ehk siis selle abil on võimalik leida selline metsik kämpimisvõimalus, mille eest maksma ei pea. Muidugi garanteeritud midagi ei ole, et tuleb kohale minna, kuna see on siiski äpp. Aga me oleme valikuga rahul, sellepärast et need campgroundid iseenesest maksavad üpriski prisket hinda, isegi hostelid maksavad. Nii et võtame viimast sellest autos elamisest lihtsalt. Noh, külmavares. Udu vaata vaikselt läheb minema juba. Tagab me lõdune. Jaa. Hommiku korra silma lahti, see oli terve järv udu all. Oli jah? Midagi on näha. Siis on just õige aeg. Ma usun, et vesi on veel külm, aga... Ise magasid, oleks ka näinud. Jaa. Uni oli selles autos nii hea lihtsalt. Uued linad asjad ka ja. Jaa, jumala hea. Mõnus.
ei olnud liiga palav, ei olnud liiga külm, oli lihtsalt ideaalne. Mugavustsoonist välja, soojendas stress maha ja vette kohe. Külm on. Ma ei tea, kuidas ma taliujumist tegin, kui praegu juba värisen, lõdisen. Tahaks ka seal vee peal olla tegelikult. Pole paha vaade neil. Üldse mitte. Noh, tuled? Backpacker life. Duši pole, midagi pole ja siis ikka veel vingume väriseme. Tule mees, ole mees! Ära lõdise niimoodi. Ise seisab kivi peal ja seletab seal. Siin ei ole kivi. No mees, tuled? See jõgi nii soe ei ole nagu see jõgi. Me käisime. No, see on järv. Siis jõgi peaks veel külmema läbi. Soe muidugi. Issand, see hakkab täitsa nutma, ma panen kinni. Ta koju. Kodu seisab siin samas 4 rattal. Ma hakkan pritsima, vaatan kõva mind täis. Valmis või? No. 3, 2, 1. Liiguta natuke, et soojad. Sa oled juba puhas, jah? Sa oled juba puhas, jah? Ja, mis see? Kuidas sa talve ujumist tegid? Ma ei tea. Nägu ka ei teinud ja nüüd tuleme siia, siin on juunikuu, jaanipäev. Jaanipäev. Head jaanipäeva või? Jaa. Ma arvan, esimesed elud jaanipäeval kaine. Esimesed elud. Esimene jaanipäev. Jutt on küll siukene, kui oleks juba purjus. Ja nii värskelt see hommik algabki. Noh, Päkker. Nii need asjad siin käivad. Siin mees peseb hambaid. Seal väljas kuivab rätik. Siin oksal kuivavad bikiinid. Ja kohe teeme süüa. Vaatega hommikusöök. Külmavarensele. No nii, vaated hakkavad tulema. Oota veel, kui me sinna PC poole jõuame. Võtab lihtsalt hingetuks meid siin. Trippimise juures kõige parem on see, et me saame teha nii palju pause kui võimalik, et peatuda sellistes kohtades. No selline tagasihoidlik kost küll, aga siiski looduse ime. Ja tänane ööbimispaik vaatega ilusale Marinale. Marina. Kuule, mis võõrast naisest sa laulad? Kuku, muisi. Nüüd pettumust valmistab jälle mingi Marinana. Päike loojub ja mees on grilli taga. No peakokk, mis täna söögiks on? Väike vokk-musi. Väike vokk, jah? Kanadast teeme Aasiat musi. See on küll hea mõte. Ja vaata, mis Ja vaade on imeline. Ja vaata, mis kilplased me oleme selle Puidu grilli peal teeme teise grilli. Saad aru küll, ne? Hea tuulevari koht. Ja milline vaade. Ja ikka see ja milline vaade. Ja see. Täna meil vedas ikka. Ja vaadata, kui mees teeb tööd. Süüa, ma tahtsin öelda. Nii, siit tuleb sealiha, aedviljaga, vokk. Red curry kaste, väike nuudel
ja nii ta valmib. Ideaalne. Jep. Tööriistakarbist nuga välja. Kus nuga on üldse? Kas sa panid selle pesid ära? Ma arvan, ma panin sinna karpi tagasi. Nämma. Taevas normiks ei tõmba. Tõmba normiks taevas. Taevas tõmba normiks. Nüüd on hea, tõmba lihtsalt palju taevast näita. Nüüd on mõnus. Täiega pull. Täiega musile. Ma teen kõhulihaseid. Normaalne. Alright, for real. Good taste testing. Eri Kuidas kuttene. meie punane karri maitse. Kiidan kokka. Nuudli asemel söön oma juukseid. Spicy, very bueno.